koolitaja tarkusega seostub võib-olla kaks asja. Üks on see, et koolitaja ei tohiks oma niisugust tähtsust, tähendust või võimu üle hinnata. Et mina nagu koolitan ja mina annan ja nüüd on nii ja nüüd on selge. Ei ole, vaid inimesed nopivad üles selle, mida nad siis nopivad ja neile külge see, kus nad on. See on esimene. Ja teine on see koolitaja tarkus, et tuleb olla nii-öelda arenemisvõimeline kahes valdkonnas, see on sisu ja metoodika mõlema. Ja ma ise tunnen näiteks, et väga paljudes mu koolitustes aega ei ole ja tekib mingisugune ammendatus nii sisus kui metoodikas, kui ma teen aastaid mingi ühel teemal asju, eks ole. Tekib üldse küsimust, aga mida sa muudad, eks ole, kui asi on see sama, eks ole. Ja samas ma tunnen, et siiski edasi minek või niisugune värskus või avatud oleks vaja. Või see, võib-olla minu tänase hetke tunne ka, et ma tahaks ise minna koolitust ja natuke nagu puhata sellest koolitaja rollist, õppida juurde uusi mõtteid, niisuguse nägemist, eks ole. Et tarkus on jah, olla avatud ja areneda ise ja mitte üle hinnata oma suutlikkust või ambitsiooni.